Nii, bismillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah. Alustame siis järgmise tunniga. Raamatu järgi on ta 11, meil on ta natuke teise numbriga. Aga tulevad siis sellised harjutavad eelkõige sõnad. Jah, praktiliselt sõnad ainult ongi mõned üksikud sellised fraasid lõpupoole tulevad ka. Aga siin täitsa niimoodi 3 lehekülge järjest, mis harjutab sellist ühelt poolt sukuuni. Ja noh, muidugi ka eelnevaid reegleid, mis meil üldse on kokku tulnud. Et ma loen siin mõned ette neist ja lasen natukene ka teil lugeda, kuna 11 pidi varem ära minema, et siis, et ma ei taha nagu ka ainult ette lugeda pärast, et üldse ei olegi aega harjutada. Nii, aga kõigepealt alustuseks siis võtame esimese sõna. Siin on ka nuun, on sellise punasega märgitud. See on natukene selline, selle nimetus on runna, et see nagu siis see nuun hääldub nagu topelt ja läbi nina kergelt. Et kui ma selle sõna kokku loen, siis see saab selgemaks. Hamza fatha, nuun sukun n, tä fatha tä, äntä. Ei ole lihtsalt äntä, aga on äntä. Koraanis on siis niimoodi selline nagu nasaal või nina häälik tekib siis, kui sellisel kujul tuleb see nuun sukuniga siis sõna keskel. Ja mitte nagu ka alati, aga noh, siin on ta vähemalt märgitud punasega, et praegu siis harjutame niimoodi lihtsalt, et ma ütlen ette, et kui see on nagu punased näete, et kui see reegel tuleb siin. Aga siis jah, nii, hamza käsra, hää sukun ih, dääl käsra di, ihdi, bää fatha ain sukun bää, دال ضمة بعد باء فتحة طاء سكون بطء شين فتحة شاء بطش. Ja siin see roheliselt, kui selline tuleb täht seal keskel siin, ta tähendab seda kalkalaalise reegli nimetus, mis nagu justkui põrgataks seda tähte, et ei ole patsha, aga on batosh, justkui nagu see taa seal niimoodi põrkaks korraks justkui vastu maad, et sihuke hääl tuleb. Batosh. سين فتحة عين سكون ساعة يا فتحة يا ساعة. Et jällegi, kui vahepeal olete võib-olla kuskil mujal näinud ka alifit sellise kujuga või on öeldud, siis Koraanis on siis jää siin praegu sellised, aga ka tuleb alif vahepeal nii. Sa'ya. Käf damma nuun sukun kun. Tää dammatu kuntu. Kuntu. Jällegi siin see nuun oli siis niimoodi punasega see nagu kerge, nina häälik nagu topelt tuleb siis kuntu. Et ei ole kuntu ja ei ole ka kuntu, on kuntu. Aga proovime seda esimest rida hääldada. On teil mingi eelistatud järjekord ka, võtan lihtsalt suvaliselt Joosep näiteks. Mikker on praegu kinni teil. Jah. Nii. Mis sa arvad, kuidas siis see hääldus, ma lugesin seda ette ka, kui oleks teil keeruline olla. Abta. Proovime veel ka niimoodi hääldada ühekaupa neid häälikuid, kuigi lõpuks jah, põhiline see, et ja Hamza fatha, nuun sukun n. Niimoodi, okei. Joonas, ta võtta ära. Arvestage, et kui te seal mingeid imelikke hääli teete, et siis see jääb lindistuse peale ka pärast inimestele vaatamiseks ja kuulamiseks. See Joonas on see. Nii. See on alif, hamza. Hamza, lihtsalt ütleme, alifit ei peagi siin lugema, sest alif on see nagu toetab seda hamzat, et hamza fatha, fatha oli see kriips on ju. Ja siis hamza, fatha, nuun, sukun, sukun, n, et sa loed nagu selle silbi nagu n kõigepealt on ju, 2 esimest tähte. Ja siis teine osa siit. ta. Ja see kriips.
mis häälik see oli? فتحة jah. Hääldabki niimoodi nagu samamoodi nagu tähtise peaga. Ja kokku, kuidas hääldab siis kogu see sõna? أنت Ja siis põhimõtteliselt sa hääldasid hästi, aga seal on see nagu selline nina häälik nagu me nagu niimoodi ütleme et Koraani lugedes. Hästi. Siis Jakob, proovi sina järgmist sõna. Praegu on mikker kinni teil. Nii. Jakob läheb kuulda. Jakob. Niimoodi, jah? Jah. Kas see on see järgmine, jah? Jah. Alif. Alifit jällegi nagu ei võta, vaata lihtsalt, mis see nagu Hamza, vaata. Hamza on tähtis meil. Hamza. Ja mis see Käsra. Jah, tubli. Ai. Ei, hää oli see. Hää. Jah. See järgmine, vabandust. Ja siis seda... Mis selle hää siis vokaalimärk see nagu nurgaga see siin on? Ma ei mäleta seda nii hästi. See oli ka siin, et ma esimese sõna juures ka oli ja üldse ma hääldasin kõikide sõnade juures oli see, et ma palun, et nagu kui ma loen need, et siis ka püüdke nagu tähele panna seal. Aga sukuun oli see. Okei. Et siis kuidas nüüd see esimene silt kokku hääldaks? Sukuun. Ih. Ja nüüd see teine pool. Käsra. Täht kõigepealt ja siis käsra alles. No, jah. Et mis täht meil on siin? Kas see on ra või? Ei, ra läheks natukene sinna joone alla nii-öelda, siis mõttelise joone alla. Aga ta on seal. Dääl, jah, hästi. Ja Käsra fi. Oota, ei. Jah, fi. Ei, aga kus see F tuli, vaata? See tuli dääl, on ju, nagu D, täpselt, jah. Ja väga vabandan. Ei ole üldse kokku tuleb, kuidas see kokku hääldab siis? Oota. I oli alguses. Ihti, see oli hää, ihti. Ja see tuleb tegelikult, kui me sinna otsa paneme ihtina siraatal mustaqim. Ihtina siraatal mustaqim. Nii, Joonas, sulle siit järgmine sõna. Kõigepealt vaatame, mis esimene täht on, mis seal see peal vokaalimärk. B, tubli. Vokaalimärk on. Kõige diagonaalne kriips oli fätha. Ja siis keskel, mis täht võiks olla? Tule kuidagi mikrile lähemale, natuke kaugelt oled kosta. Keskmine täht on ain. Ain on sealt keskel ja selle aini peal on, mis see vokaalimärk on, see oli ka siin juba eelmiste sõnadel ka keskel. Sukuun. Tubli. Ja kuidas nüüd see bä fethaga ja ain sukuuniga võiks kokku hääldada?
ja bä, täpselt ja viimane täht ei peaks väga keeruline olema ja dääl vokaalimärgi nimetus on ja damma ja hääldab kokku bäädu ja see viimane oli dääl dammadu on ju ja siis bäädu. Hästi. Nii, proovime niimoodi, et muidu me saame igaveseks neid tegema, et need viimased 3 teeme niimoodi, et Joosep, loe sina lihtsalt neist see esimene sõna lihtsalt niisama kokku, kui sa oskad. Jah. Betša. Ja Betša või siis ja kui sa nagu tahad veel täpsemalt, siis seal oli vaata see keskel see nii-öelda see kalkala reegel, niisugused põrgad. Belboš, et see nagu ta nagu niimoodi põrkab. Proovi korraks. Batoša. Ja, väga hästi. Nii, siis Jakob, sulle siit see järgmine sõna lihtsalt proovi hääle. Ja. Me ei kuule teid. Ei kuule üldse. Päriselt. Appi. Mis on? Ja, nüüd on kuulda. Või ei ole? Meie mikrofon on katki vist. Me ei kuule. Imelik. Ma panen korraks recordingu pausi peale. Nii, jätkame siin salvestust. Mingi tehniline probleem on täna mikrofoniga. Hästi. Oleme siis, Jakob, sinu kord oli see sõna siin. Kui sa korraga ei oska, vaata niimoodi tähekaupa. Ja, oota, ma proovin seda mäletada. Ma võin öelda. Proovime, et kõigepealt, kui Jakob veel kiiresti ei saa, siis võib-olla keegi aitab, aga vaata, mis esimene täht on, Jakob. See on siin. Ja, siin. Siin fätta sä. Ja, väga hästi. Aina seal sukuuniga, jah. Sä tuleb on ju, sä tuleb kokku. Ja see viimane, mis see oli? Jää. Ja jää peal on mis? Sääjä. Ja peaaegu enam tuli. Väga hea. Nii, Joonas, viimane sõna sulle võid lihtsalt proovida kokku lugeda. Nii, mis see? Vaatan, proovin veel. Ma võin ka aidata. Vaatame, äkki Joonasel õnnestub. Esimene oli käe tammaga ehk kuu on ja mis seal keskel oli? Võib-olla sa hääldasid ka juba. Siin on millegipärast kõige nagu vaiksemalt kuulda, et sa oled võib-olla kõige kaugemal seal sellest arvutist. Ja, on küll. Joonas, mis see keskmine täht võiks olla? Üks täpp on seal peal. Et keegi aitab sealt, mis see täht on? Nuun. Ja, täpselt nuun ja mis vokaalimärk on? Ja, sukuun. Ja kuidas need esimesed 2 kokku hääldavad siis käef tammaga ja nuun sukuuniga? Kun. Ja. See oli see märk oli tamma. Damma. Damma, ja. Ja. Käef tamma, nuun sukuun, kun. See keskmine ei ole tamma. Ei, keskmine sukuun. Ma tean, ma võtsin seda. See ei ole õpetatud. Vahet ei ole, ma siin võib-olla liigun ühe pealt teise poole, see jääb segadusse ka, et see ei ole tähtis, et tähtis on, et me teame, et käefi peal on siin damma ja siis jah, selle nuuni peal on sukuun. Et te võite ette meelde, vaata, meil tuleb hästi palju siin seda
sukuuni märki ja see on Koraanis ongi nagu niisugune nagu noh, nagu nurgeline või noh, mis iganes kujud, et teile meenutab nagu justkui mingi suu oleks nagu, mis midagi hammustada tahab, ilma hammasteta muidugi, aga et noh, kuidas iganes te meelde jätate, et tähtis ei ole, et aga et te ära tunnete, et see on siis see sukuun. Ja viimane täht siin, Joonas. jah, tä ja mis seal kaalimärk on? Tamma. Damma, jah. Ja kuidas see hääldub siis tä dammaga lihtsalt? Tubli ja kokku see sõna? Kuntu. Kuntu ja siis isegi noh, see jällegi see nõu natuke on läbi nina, kuntu ja tuleb nagu topelt kuntu, et ei ole lihtsalt kuntu, aga kuntu. hästi, aga teeme niimoodi, et Joonas vist pidi ka ära minema või poole 12 paiku. Oli see nii? Igastahes ma loen siit edasi neid. Ja teeme niimoodi, et selleks, et järgite neid niimoodi korralikult ka, et siis jätke see mikrofon lahti ja siis te ka ei hakka seal omavahel rääkima midagi, hääli tegema võib-olla. Et ma loen need ette, ma arvan, et kuni lehekülje lõpuni, et kui Joonas pidi ära minema, et siis on see okei, et aga me saame siin jätkata. Lään fatha siin sukuun läs, tä fatha tä, lästä. Joonas , Nii, kas Joonas lahkus nüüd või? Pidid ära minema? ma ei tea , ta ütles , et ta pidi ära minema , ta on ikka siin . Okei. Noh, igastahes, kui te olete seal, siis et lihtsalt püüdke kõik jälgida ekraani. Hamza fatha, miim sukuun äm, ra käsratein rin, ämrin. Bä fatha, ra sukuun bar. دال فتحتين دن بردا. جيم فتحة ميم سكون جم. عين فتحتين عن جمعا. mäletate, et kui meil oli 2 fathat, siis tuli ka sinna lõppu see älif, mida me kirjutame, aga see ei muuda kuidagi seda hääldust. Et see oli nagu siis 2 fathat olid niimoodi 2 kriipsu ja 2 käsrat olid siis niimoodi 2 kriipsu all. حا فتحة با سكون حب. لام ضمتين لن حبل. siin jällegi siin natuke põrgatab حبل. خا ضمة siin سكون خس. را كسرتين رن خسر. خا فتحة لام سكون خل. قا فتحتين قن خلقا. سين فتحة با سكون سبع. حا فتحتين حن سبحا. سين فتحة با سكون jah , nagu mul on juba jälle unus , aga midagi oli nagu säbe ja siis midagi . põhimõtteliselt kõik need sõnad, vaata, on Koraanis olemas . ja , et kõikide kohta, et noh, et kui meil Koraan on hästi selge, et siis me noh, suudaks nagu kõikide sõnade kohta leida mingi koha nagu, et kus see nagu on Koraanis . säbehän loo . nii hästi . mul hetkel ka ei tule meelde , see on ühes , see peaks olema , see on hoopis teine sõna , see on saba'a oleks ainiga . oleks ain oleks kas nagu 7 taevast on ju . okei , sa ajas mind natuke keeruliseks siis , vabandust . nii , siin fatha ba sukun sab . قاف فتحتين قن سابقا. شين فتحة همزة سكون ش. نون ضمتين نون شأن. et see on jälle siis nagu siuke glottal stop inglise keeles nagu kurgupaus ša'nun, justkui nagu korraks jätame seal õhuvoolu seal seisma, kui hamza on niimoodi keskel. ei ole nagu ša'nun, on ša'nun.
صاد ضمة باء سكون صبء، حاء فتحتين حن صبحا، ضاد فتحة باء سكون ضب، حاء فتحتين حن ضبحا، عين فتحة باء سكون عب، دال فتحتين دن عبدا، عين فتحة دال سكون عد، نون كسرتين نن عدن، عين فتحة شين سكون عش، را كسرتين رن عشرين. korraks küsin, et miks see mikker seal kinni läks. Et paluks seda lahti hoida, siis ma saan olla kindlam, et te seal kuulate ja ei räägi omavahel. Joosep, Joonas, kes seal on praegu? ja Et, et, Ain ei, äh, ei, ma ei lasknud praegu lugeda, ma lihtsalt ütlesin, et hoidke see mikker lahti, et siis ma saan olla kindel, et te kuulate seal, et te ei räägi omavahel juttu. ja Kuna te vabandust. olete praegu jah, selle ühe nagu seadmega seal, et ja siis selles mõttes on nagu, kuna te olete koos seal, et kui te oleks eraldi lubades on ju eraldi nende seadmetega, siis oleks teine lugu. ja عين فتحة شين سكون عش، را كسرتين رن عشر، عين فتحة صاد سكون عص، ثا كسرتين فن عصف. kas võib-olla ühe samm proovida? ma loeks siit lehekülje lõpuni ja siis Okei. laseks teil võtta mingeid kohti. ja okei. غين فتحة را سكون غر، قاف فتحتين قن غرقا، غين ضمة لام سكون غل، با فتحتين بن غلبا، فا فتحة صاد سكون فص، لام ضمتين لن فصل، قاف فتحة دال سكون قد، حا فتحتين حن قدحا، قاف فتحة ضاد سكون قد، با فتحتين بن قضبا، كاف فتحة همزة سكون ك، سين فتحتين السن كأسا، كاف فتحة دال سكون كد، حا فتحتين حن كدحا، لام فتحة غين سكون لغ، واو فتحتين ون لغوا، ميم كسرة سين سكون مس، كاف ضمتين كن مسكن، نون فتحة خا سكون نخ، لام فتحتين لن نخلا، نون فتحة شين سكون نش، طا فتحتين طن نشطا، نون فتحة فا سكون نف، سين كسرتين سن نفس، نون فتحة قاف سكون نق، عين فتحتين عن نقعا، يا ضمة سين سكون يس، را فتحتين رن يسرا. see on natuke keerulisem, siin tuleb see väike alif või alif صغيرة. همزة فتحة با سكون أب، قاف فتحة ألف صغيرة قا أبقى، تا فتحة را سكون در، ضا فتحة ألف صغيرة ضا ترضى، تا فتحة نون سكون تن، سين فتحة ألف صغيرة سا تنسى، يا فتحة خا سكون يخ، شين فتحة ألف صغيرة شاء يخشى، يا فتحة سين سكون يس، عين فتحة ألف صغيرة ع يسعى. ja siin tuleb meil mõned sellised tegusõnad selle pika häälikuga lõpus, et kui ta tuleb selle
Vauiga tuleb see pikk häälik, siis seda älifit siin me üldse ei loe ja me ei, noh, see on nagu tuleb seal kirjapildis juurde, aga see ei häälda kuidagi. Jää fatha, tää sukun jett, lääm damma, vau sukun lu, jett lu. et siin ka vaui peal seda nagu noh, märki justkui ei näe, aga seal on sukuun siis. Jää fatha, dääl sukun jed, ain damma, vau sukun u, يدعو. تاء فتحة جيم سكون تج. را كسرة يا سكون ري تجري. يا فتحة ها سكون يه. دال كسرة يا سكون بي يهدي. يا ضمة غين سكون يو. نون كسرة يا سكون ني يغني. همزة فتحة لام سكون ال. قاف فتحة تا سكون قت القت. همزة فتحة ميم سكون أم. ها كسرة لام سكون هل أمهل. همزة كسرة قاف سكون إق. راء فتحة همزة سكون راء اقرأ. see Iqra oli see esimene Koraanist ilmunud siis sõna, mis ilmutati prohvet Muhammadile sallallahu alaihi wasallam. Bismi rabbika alladhi khalaq, täpselt suure alaq on selle suura nimi siis. Fää fatha, raa sukun thar. siin ka alifit tegelikult me ei häälda, see on kirjapildis, aga ta ei häälda kuidagi. Ghain fatha baa sukun rab. ثر رب. ثاء فتحة نون سكون ثن. صاد فتحة با سكون صب. فانصب. nii, jõudsime siin lehekülje lõppu ja tulen natuke ülespoole tagasi, et lasen teil lugeda mõned kohad. nii, kas olete veel seal kõik kolmekesi või keegi läks ära vahepeal? Joonas läks ära. okei, hästi, aga võtame siit sellest teisest reast ja teeme nüüd niimoodi, et proovige lihtsalt, et noh, ärme hakka neid ühekaupa lugema, et kui te tahate, et noh, muidugi hea on, et kui te noh, kodus harjutate niimoodi ka neid ühekaupa, näiteks see lääm, fatha, siin sukuun, läss ja niimoodi. aga proovime praegu, et kas teil õnnestub neid sõnu kokku lugeda, sest see on lõpuks jällegi see eesmärk on ju meil neid sõnu olla nagu võimelised kokku lugema Koraanis. kes tahab teist esimesena proovida? võtame terve rea kaupa. kumb see mina oli? Joosep. okei, Joosep, loe siis, Joosep, sina seda rida. proovi need kõik sõnad lugeda. Lääm, fatha. ei, või kui sa tahad, sa võid ka nii lugeda, aga ma pigem arvan, et aja mõttes oleks meil hea, et me harjutame lihtsalt nagu läst ja niimoodi hakata kohe. Lästä, äärin. ei, vaata hoolega. Ämrin. tubli, jah. Bärden. jah. Ham'an. jah. Hablun. jah, tubli. Khusrin. väga hästi, super. ja et see jällegi lohutab mind täna ka, et seekord ka, et kui ma näen, et noh, et ikkagi kokku lugedes ei ole nagu midagi hullu, et lihtsalt kui neid märke jah, see on nii palju ja niimoodi silbi kaupa, et see mingis mõttes teeb keerulisemaks. hästi, siis Jakob. ma vist enne halvemini, aga ma proovin. ei, seal vahet ei ole üldse, kes paremini, kes halvemini, me kõik õpime siin, see on nagu selle asja eesmärk on ju. ja vaata, kus see täpp on sellel, et ei ole G, aga on mingi muu täht seal hoopis. kas see oli siis, oota, ei, da. ei, kui selles mõttes, noh, seal natuke on ta niimoodi hästi koos, aga ta oli, vaata, G-mi see kuju on nagu õige oli, aga tal oli täpp lihtsalt, ja, ha.
oota , jah , ei , hall , vaata sukuun oli . Halfin , Mis oota , kas see oli , 2 täpiga kõigepealt see seal on ? hall , hall , ei ole fä , aga oli mingi muu täht . L oli , ei , L oli ära juba , hall , aga pärast seda läämi . see , Halfin , ei , see ei ole fä , ei ole see täht . see on mingi muu täht hoopis , ei ole fä , F . vabandust , Halkin , ja tähe sai nüüd õige kätte , hall , kaaf on seal , aga vaata , mis nüüd vokaalimärgid seal oli , ei olnud 2 käsrat all , ei olnud halkin , aga oli peal mingid muud vokaalimärgid . oota , see oli Krin või ? ei ole kin , aga on midagi muud seal ei , lõpus . ma räägin sellest teisest , mis ma just ütlesin . millisest , mida sa mõtled ? see läks L-Krin . ei . kuni häälduseni halk on sul õige , aga nüüd see lõpp , mis tuleb nende vokaalimärkidega seal , see on sul vale praegu , ei ole in lõppu seal , on mingi muu lõpp . oi , mis see lõpp võiks olla , kui 2 väthat on peal niimoodi seal ? Halkan on see lõpp , Hakan , halkan , jah . nii , vaatame , kuidas nüüd järgmine kõlab . Sabhan , ja , aga ei ole , säbähän on , ei ole säbähan . ja , säbähän . jah , hästi . Sabhan , mis täht siin on ? ja Kan. kuidas , ja kuidas häält kokku seda siis ? Sabhan , jah , väga hästi . see on uus . ei , see on ka osa sellest , see noon on ka osa sellest sõnast . Shannon , peaaegu , see üks katse oli päris lähedal , Shannon . ära ütle vastused mulle ette . parandad , sul ütleb kogu aeg valesti . teeme jah niimoodi , et ärme üksteisele seal ette ütle ja noh , kuna õpetaja on olemas , et siis ma saan nagu parandada selles mõttes , kui on vaja . ja püüame võib-olla , et vältida sellist vennalikku konkurentsi seal , et järgmine kord äkki õnnestub eraldi nende seadmetega kuskil , kasvõi telefoniga võib ju tulla , et noh , selles mõttes ei pea olema mingi laptopiga ega midagi . see oli Shannon . jah , hästi . Dunn , ei , vaata , mis see esimene täht on . see täht ma nii hästi ei saad oli see , saad . Sond , ei , saad on täht , aga vaata , mis vokaalimärk seal on . vabandust , jah . see on lihtsalt sa , jah ? täht on saad , aga vaata nüüd nagu ta annab häälduse , on ju , on see hääldus , aga mis , jah , mis see tamma teeb see . ja siis Suu. Subahän , tubli , ja subahän täpselt 2 seda jah . tähtsad seal , nii ja viimane siit reast . Dobanha , vaata veel rahulikult seda keskmist kohta just . oi , jah , väga hea oli see . Dobahan , jah , dabahän , väga hästi . nii , väga hea . siis tagasi Joosepi juurde järgmine rida . Abdan , proovi siin ka selle bä juures nagu seda nagu kalkalet nagu abden , abedan , väga hea . addin , adnin , jah , ashrin , jah ,
Hadfin. ei, vaata, mis see keskel nüüd on. seal oli täppi peal. Had. täpiga oleks daad, aga praegu on ta midagi muud, siis kui tal täppi ei ole. See on saad. jah, saad on see. Adfin. kui ta oli saad, siis kuidas ta hääldaks seal keskel? As. Asfin. jah, okei. ja viimane. Harfen. vaata rahulikult. Harkan. ja täpselt ja see läheb segadusse vahepeal see kahv ja fä. Harkan on siis see tõesti. nii, siis Jakob, järgmine rida sulle jälle. et Han. ei, vaata, mis vokaalimärk jälle seal on. täht on jah, rain, aga mis nagu see peal on seal? vokaali, jah, U-ga. jah, tubli. Lun. ei ole lunn, aga seal on see Länn. sukuun hoopis, et rull. Rullbän. ja rullbänn. Rullbän. jah, täpselt. nii. Fädän. kuidas selle muidu, ma võib-olla teen suuremaks veits, et. ei, see on korralikult suur, see on lihtsalt ma teen valesti. okei. Fädän. ei, vaata rahulikult siin, kõigepealt vaata see esimene osa oli õige fa, aga vaata, mis see täht seal, teil mõlemal oli sihuke viga tuli siin, et mis täht see on? seal keskel. Da. ei ole, täppi ei ole, vaata seal, see on sukuun on ju, see on üleval. see ei ole siis Saad. täpselt saad. Fas. Jah. San. ei vaata, kuni siiamaani oli sul õige, aga vaata, mis nüüd see täpp on ja mis seal või tähendab, mis täht on ja mis see vokaalimärgid seal peal on. seal lõpus nüüd see viimane täht. Lääm. jah, lääm on ja mis seal vokaalimärkideks on? Lun. täpselt, lunn jah, sest kaks lammat on, siis tuleb see lunn lõpp. kuidas see siis kokku hääldub? Salun, Fasalon. Faslun. Faslun. Faslun, jah. hästi, järgmine. Don hän. Kadhän ja siin on natuke, põhimõtteliselt kõik sa lugesid tähed nagu õigesti ja seal siis see kalk alles on kadhän ja natuke põrgatab seal. hästi. Kadban. Kadban lihtsalt, vaata siin on sukuun. Kadban, jah. Anshan. Kanshan. Käsen. jah. et seal on see hamsa lihtsalt sukuuniga, see nagu hääldub see kä ja siis lõpus on see sen, käsen. jah. mis see teine täht on? mis see teine täht on? roheline. kui ma pakuks, kes on pää? ei, täpp oleks all, vaata pää on ju. ja ta on siin ka nagu, ta päris ei ühenda nagu noh, kuigi ta siin läheb hästi lähedale, aga tegelikult ta ühendab. siis ta on, mis täht? vaata seesama roheline, mis sul siin oli enne ka. ma ei mäleta. Dääl. ja dääl. ja kuidas siis täheldub? Kädänhän. Kädähän, jah, kädähän. Jah. hästi. nii,
mõned read on veel, vaatame, kas me jõuame need kõiki, aga jätkame siit siis Joosep sinuga. See rida sulle. Laruan. Laruan. Jah, Oh, Laruan. jah. Miskaun. Vaata, mis see lõpp seal on. Miskaun. Miskun. Miskun. Jah, see, et 200 tammet. Närlen. Jah, tubli, et sa siin need nuuni ja h nimed ära tunned, nad on nagu niimoodi kokku omavahel, aga väga hästi. Nashdon. Jah, Nashton. Nafsin. Väga hea. Naqan. Jah, väga hästi. Jälle siis tagasi Jakob, sinule järgmine rida. Dan, san, Vaata rahulikult, mis täht seal on kõigepealt alguses 2 täppi all. tä Ei. või kas see on üleval? 2 täppi all, siis on jää. Jans, san. Ei. Vaata rahulikult vokaalimärki. Vaata, mis jää peal on vokaalimärk. Juusan. Jusaran. Jusran. Jah. Jusran, okei. Ja. Nii, siit järgmine. Ban. Ka. Ja lõpp on ka, aga sul läheb kuidagi midagi lihtsalt vahele, vaata, proovi nagu rahulikult, mis seal, kuidas see bää juures hääldus oli seal. Kas see oli ban kokku, kui see? Ei. Võta nagu see esimene silp lihtsalt. Nagu võta see, mis seal on see hamsa ja bää, kuidas need kokku häälduvad nende vokaalimärkidega seal? Abbu. Lihtsalt, ei, kus see U tuleb sul? No, aban. Ei, aga kus see ää tuleb sul? Esimene. Vaata, siin on see sukuun. Ei mõtle nagu seal lihtsalt on ju. Või noh, kui sa tõesti teed seda nagu kalkal, võib-olla kui sa tegid seda põrgatuse häält, siis võib-olla kostus jah, sealt nagu see nagu siin tuli sinna selline juurde. Aga jah, et seal oli seda n-i, sa vahepeal mõtlesid mingit n-i nagu esimene kord, kui sa lugesid vahele, aga kuidas sa nüüd kokku loeksid kõik? Ka oli see, enne sa lugesid ilusti ka, nüüd tuli see h kuskilt. Ka. Jah, järgmine. Ja nüüd on tä. Jah. Han. Jällegi, kus see han tuli sulle sealt? Ma mõtlesin, see oli ha, aga päha. Ei, aga võtta hästi rahulikult, sa kuidagi nagu, sa tuvastasid ära, et see oli tä, on ju. Et kus sul järsku see bää siis tuli. Vaata. Et proovi hästi rahulikult silmi kaupa. Vaata, mis selle tä järel on, mis täht see siin all on. Vaata see, mis nagu nimelt läheb sinna joone, mõttelise joone alla. See, mis sul oli ka siin alguses. Ja täpselt ra ja ra peal on mis vokaalimärk seal? Sukuun oli, on ju? Jah. Ja kuidas siis need esimesed 2 tähti kokku häälduvad tä ja ra nende märkidega? Pära. Päron. Kus sul see a tuleb või see an? Sukuun andis meile ju lihtsalt nagu, et me peatame seal. Tar. Pärtar. Võta rahulikult kuidagi, ma ei tea, kuidagi õpped kaugele sellest asjast. Esimene täht on ju tä. Pääd meil üldse ei ole siin alguses ju kuskil. Okei. Tä. Pätsaga. Tar. Lihtsalt ra sukuuniga on tar. Esimesed 2 tähte hääldavad tar. Ei, aga miks sa selle an võtad või kus sa selle a võtad sinna paned? Kus see tuleb? Kas see on täru? Tar. Ei, miks sa üldse paned? Ma räägin ju, et see paus on see lihtsalt see, et sukuuni paneb selle nagu pausi, et ei tulegi vokaali sinna. Ei tule i-d, ei tule a-d, ei tule u-d, ei tule anni, inni, onni ega midagi. Lihtsalt tar. Lihtsalt. Tar. Jah. Nii, kui selle esimese saime kokku, tar on ja siis nüüd edasi vaatad sellest tähest. Da. Jah, da, täpselt ongi niimoodi.
Tarda, väga hea. nii, järgmine. Tab, oota, taba, oota, kas see on nuun või? ja nuun on see. Vabandust. ja nuun. jah, nuun. Tänusa. Tänse, lihtsalt tänse. See nagu teistmoodi, tänsa. ja tal oli see nagu siukene nina läbi nagu natuke niimoodi pikendab selle häälikut, aga jah, aga tähendab sind ära, nii. Kas, oota. Bä? ei, 2 täppi all. ei, see on teine. see oli ka sul täitsa alguses siin. kas Joosep aitab, mis esimene täht on? oota. Kas jah? ja on esimene. Ja. oota. Jah. 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 kus see A tuli jälle sul? Jah. 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 täpselt nii, jah, väga hästi. ja viimane siit. Bä. ei ole päev, sul oli täpselt siin ja see. ja see oli nagu teine nagu teistmoodi natuke, ma mõtlesin, see oli nagu järgmine täht, aga. 2 täppi all, mis täht see oli? Jah. Yes. aine oli seal lõpus, aga muidu päris hästi. Yes, väga hästi. nii, siis Joosep, sulle järgmine rida. Jätlu. jah. Jadau. jah. Tarri. vaata nüüd, mis siin oli täht, see teine täht. Tajri. jah. Jafdi. jah. Joni. jah. Jooni, see Raini natuke võib-olla hääldada välja rohkem, aga muidu oli õige kõik. nii, siis viimane rida siit jääb siis. Alqa. ja, mitte, vaata seal on see paus ja sukuun, kuidas see kokku siis häälduks? Alqat. täpselt, väga hästi. kas seda sa vaatasid siis samal ajal, kui Joosep luges seda rida? ei, see älkat oli õige, on ju sul, aga siis siit edasi siis mis see teine täht on seal? kas see on wow? ei, seda meil vist ei olegi väga tulnud siin täna. ei, siin üleval ükskord oli ka. siin sama täht oli see. aga mis see võiks olla siis? miim oli see. ei. mis see 3. täht on, see võib olla natuke keerulisem, aga. see, ja, see on teist, noh. see oli hä. Hi, jah. Hi ja kuidas see lõpp on? Hiik. mis täht siin lõpus on? Käf. ei. Käf oleks selline, vaata siin üleval korraks. Käf oli selline lõpus. noh. siis ta on midagi muud. kas see on või Shim? siuke pikk. mis seal mis siin oli see teine? ja kokku hääldab siis? M-iga. miim. Hill.
Anhil, Anhil. Anhil, M-iga miim, Anhil. Oh my god. Amhil. jah, täpselt. nii, järgmine, 3 sõna veel. Um, Äi. vaata, mis alguses on. Hamza käsraga. Oota, kas ei olnud Alef, aga kui see on I-ga, siis on äi. seal, kui ta oleks peal oleks ja fathaga, siis võib-olla midagi ja siis peaks olema ka seal jää vahel, aga ei, see on midagi muud. Hamza käsraga, kuidas Hamza käsraga hääldub meil? I. I, lihtsalt I. I, lihtsalt I. jah. Kui ma. Nüüd, mis täht seal on? järgmine. kuidas see hääldaks kokku siis? Jekko. Jekara, jah, täpselt. nii, ja nüüd siit järgmine. siin ma ütlen sulle lihtsuse mõttes, et seda vahepeal seda alifit üldse ei hääda, et seda ignoreeri täielikult, et nagu justkui oleks vahelt ära täiesti. et mis esimene täht seal on? jah, et siin nagu nüüd see sukuuniga täht, mis see on? Färragab. vaata, siin on ra, far ja siis on rain. Farragab, jah. ja ta on nagu häälduse poolest natuke keeruline, see ra ja see hain koos. hästi, ja viimane siit. ja siin ka sama jutt, et seda alifit ära üldse vaata. jah. jah, fä algusel õige ja siit edasi tuleb siis. Daab. see N-iga oli õige nuuni hääldusega, aga siin nüüd ei ole täppi selle peal, see ei ole daad, aga see on midagi muud siin see. Nuusab. vaata siin see oli alif, oli see ja seda mõtlesin ignoreeri täielikult, et see ei ole siis läämi hääldust ära, siis pane sinna ja proovi veel. Fansab ja fansab või kui me tahame veel nagu lugeda selle runna või selle nina hääldusega, siis fansab. jah, väga hästi. aga ma arvan, et sellega siin ka täna lõpetame. edasi ei ole meil praegu mõtet minna, pikk tund oli juba, et noh, siin on isegi rohkem, kui ma mõtlesin, et 3 lehekülge täpselt oli, aga siin on veel rohkem, et vaatame, et järgmine kord võiks, jah, järgmine kord püüame võtta siit 2 lehekülge, ma arvan, edasi. ja siis ülejärgmine tund natukene seda veel ja siis ka uus tund. aga igal juhul tänan, et te tundi jõudsite ja siis inshallah vaatan, noh, nii nagu ikka nüüd ongi, et siis oktoobris samamoodi, et 1. ja 2. laupäeval inshallah ehk siis 5. ja 12. oktoobril kell 11 jälle siis inshallah on meil tund, et vahepeal te võite ka muidugi ise natukene seal korrata, lugeda, et te ise ei pea neid lugema, neid kõiki kokku neid, et taasukuun ja niimoodi, et aga proovida neid sõnu lihtsalt lugeda, et ei läheks meelest, et kuidas need hääldusid. ja inshallah. hästi, aga inshallah head nädalavahetuse jätku teile ja siis jah, assalamu alaikum.